Minu poole pöördus televaataja, kes on käinud doktor Kalle hambakliinikus, kes on maksnud doktor Kallele raha ja ootab implantaate, kuid teenust tema saanud ei ole. Tema sõnul on arst kadunud ja raha samamoodi. Veidi internetis ringi vaadates on näha, et minule kirjutanud televaataja ei ole probleemiga üksi. Kahjuks pettusin. Soovisin implantaati. Ei saanudki, kuna arst lihtsalt pärast esimesi visiite ja suurte arvete tasumist 3D-pildi tegemine ei reageerinud palvele leida ometi aeg, et implantaat paigaldada. Isiklikult tegin septembris arvestatava ettemaksu teenuse eest, kuid olen nüüdseks juba ligi kuu oodanud ilma igasuguse vastuseta. Teenust ei ole osutatud, kliinik vaikib. Maksin arstile mitusada eurot kapete eest. Raha on läinud, teenust ei ole saanud. Ka tarbijakaitse kinnitab probleemi olemasolu. Nii on sel aastal kaebustega tarbijavaidluste komisjoni poole pöördunud doktor Sven Kalle ja ettevõtte Nura OÜ osutatavate hambaraviteenuste osas 8 korral. Lisaks on 6 korral tulnud inimesi telefonis nõustada. Tarbijad on teinud ettemaksed, et saada siis hambaraviteenust, aga seda teenust ei ole neile osutatud või on siis osutatud osaliselt, ehk siis ravini ainult pooleli. Ja tarbijad on toonud välja ka selle, et ei ole õnnestunud siis kliiniku või doktoriga ühendust saada ja ei ole siis õnnestunud neilt saada mingit selgitusi kaebusele. Doktor Kalle täna siin koha peal minuga rääkida ei soovi, küll aga annab ta mulle selgitusi telefoni teel. Mis ma täpselt teha saan, et olen haige, seetõttu ei ole saanud tööd teha lihtsalt ja kliinik on pidanud kinni olema, sest olen jäänud üksi tööle, et varem meil oli suurem tiim ja oli abiarst, aga et see tuli lõpetada ja on kolinud väiksematesse ruumidesse selle tõttu, et kulusid kokku hoida. Aga kui äriregistrisse vaadata, siis maksuvõlg on teil ka, et kas see on ka kuidagi sellega seotud, et ei ole saanud tööd teha ja raha on võetud? Meile esitati ühel hetkel üks ootamatult üks konkurenti poolt üks hagi ja siis see ka meie nagu tegevust piiras. Ja kõik, kes ootavad, kõik, kes ütlevad, et raha on makstud, aga ei ole teenust saanud? Kõik saavad oma kindlasti ja meil on siin, just täna vaatangi üle, toodi meile hulga neid karpe ka, et lihtsalt, et mis meil siin kõik olemas on, neid on siin kuhjade kaupa. Lisaks tarbijakaitsele tegelevad tekkinud probleemidele lahenduse otsimisega ka Tervisekassa, Terviseamet ja patsiendikindlustuse pakkuja. Sellised kaebused ongi sellised, kus riskid on suured nii tarbijate tervisele kui ka majandushuvidele, et ka meile esitatud kaebustest on näha, et teenuse osutamise summad ulatuvad tuhandetesse eurodesse. Terviseamet kinnitab meile täna, et doktor Kallel esineb tõsiseid raskusi patsientide õigeaegsel ja kvaliteetsel teenindamisel, sealhulgas ka ettemaksete arvestamise ning teenuse kättesaadavuse osas. Terviseamet soovitab kõigil, kelle ravi on pooleli, pöörduda mõne teise tervishoiuteenuse osutaja poole, kes saab hinnata ravi jätkamise võimalikkust ja tagada vajaliku ravi jätkumise. Ka tarbijakaitse kinnitab, et arvestades pöördumiste pikemaajalisust ning sisu ei ole tegemist ühekordse ajutise probleemiga. Kui kiiresti või kuidas kõik võiks siis laabuda inimeste jaoks? Ma kirjutasin eile, et ma avan graafikud sellest nädalast uuesti. Aga inimestele lubate, et kõik, mis on tellitud, saab tehtud? Ja muidugi me ei ole siiamaani kunagi midagi võlgu jäänud. Nüüd tuleb doktor Kalle patsientidel loota, et mees peab sõna, sest ka Tarbijakaitseametil on siinkohal käed seotud. Seadusest tulenevalt ei või nad raviteenuste kaebuseid lahendada ja nii jääb patsientidele lõpuks üle ainult kohtusse minek.